LinkedIn on suurepärane koht, kus teha B2B turundust. Täna annangi teile 10 soovitust, mida LinkedIn turundamisel sa teha võiksid ja kuidas oma LinkedIn lehte kasvatada. Kasuta LinkedIni nii isiku kui ka ettevõtte brändi edendamisel paralleelselt. Pean silmas seda, et inimesed teevad äri inimestega ja kui sina ei paista LinkedInis välja, siis ei paista suure tõenäosusega välja ka sinu ettevõtte leht. Sisu loeb nagu ikka. Pea meeles, et sa ei tee postitusi lihtsalt postitamise eesmärgil. Nendel postitustel peab olema tagamõte ning need peavad andma lugejale ka väärtust. Tavaliselt Facebooki jaga ja võida PS kampaaniad LinkedInis ei toimi. Neid ei ole mõtet kindlasti teha. Kasuta Invite Connections to Follow funktsiooni. LinkedIn annab sulle võimaluse igakuiselt 100 kontakti enda LinkedIni lehele kutsuda. Kasuta seda funktsiooni mõistlikult. Mis ma selle all silmas pean, et see, et kutsu jälgima oma lehte just neid inimesi, kellel oleks huvi sinu ettevõtte tegemisi jälgida. Ettevõtte lehele postitudes saad sa oma töötajaid sellest teavitada. Ehk kasutades Notify Employees funktsiooni on sul võimalik oma töötajatele teada anda LinkedIni kaudu, et uus postitus on laivi läinud. Mida see funktsioon teeb, on see, et kutsudes enda töötajaid seda postitust näiteks jagama või sellele reageerima, tõstad sa postituse engagementi ja see jõuab rohkemate inimesteni. LinkedInis kehtib kuldse tunni reegel. See tähendab seda, et esimese 30–60 minuti jooksul saadud reageerimised, jagamised või kommentaarid aitavad teie postitust siis rohkematele inimestele LinkedInis kuvada. Kasuta maksimaalselt 3 teemaviidet enda LinkedIn postitustes. Teemaviited aitavad kategoriseerida sinu postitusi ja inimesed, kes jälgivad mingit kindlat teemaviidet, näiteks #digiturundus, ka neile tuleb sinu postitus LinkedIn feedi, olenemata sellest, kas nad jälgivad su lehte või mitte. Orgaanilisele ulatusele lisaks on mõistlik kasutada LinkedIn Ads, eriti kui sa plaanid välisturgudele laienemist. Reklaami eelarveid planeerides pea silmas seda, et LinkedIn ei ole Facebook. Ehk seal 1000 inimeseni jõudmine maksab rohkem kui Facebookis, aga selle võrra on ka saadavad kontaktid sinu veebilehelt kvaliteetsemad. Eestikeelsele kliendile turundust tehes pea meeles seda, et sul ei ole võimalik eestikeelseid reklaame kuvada LinkedInis. Seda seetõttu, et LinkedIn ei paku veel eestikeelset tuge. LinkedIn Insight tag on JavaScripti kood, mis registreerib ära kõik LinkedIni kasutajad, kes sinu veebilehti külastanud on. See annab sulle väga hea võimaluse analüüsida, millised inimesed seal käivad, mida nad seal teevad ja selle järgi saad sa optimeerida oma reklaami ka LinkedIn kanalis. Rohkem infot LinkedIn turunduse kohta leiad sa mu Liveri Meedia turundusblogist. Jälgi ka meie teisi kanaleid, et hoida end digiturunduses toimuvaga kursis.